käkikeerajate nädala ringvaade. Lähiajalugu, mis on eestlastele saatuslik. Sel nädalal riigikogulastel jälle tore palgatõus. Maaelul on perspektiivi, kinnitab Parts. Kas Joorol on veel kuu aega? Ja Ilves ei taha NATO baasi Eestit kaitsma. Hakkame pihta. Eesti rahval on põhjust uhked olla meie kõrgelt austatud rahva lemmikute, meie tublide riigikogulaste üle. Nad oskavad olla lihtrahvale suurepäraselt eeskujuks, näidates, kuidas saab oma sissetulekuid lihtsate meetmetega tõsta. Eesti rahvas tunneb kahtlemata siirast rõõmu nende järjekordselt palgatõusust. See rohkem kui 1000 eurot kuus, mille võrra armsalt poliitbroileriteks kutsutud lihtliikmete sissetulekud tõusevad. See ei ole küll palju, aga raskel ajal aitab seegi. Partei tuusad, fraktsioonide ja komiteede juhid ja abijuhid ning juhatuse liikmed saavad muidugi korralikuma sissetuleku tõusu, kuigi esimehe palk on ainult 6111 eurot kuus. Autod, autojuhid ja välismaa reisid aitavad vähemalt natuke ta kehva majanduslikku olukorda leevendada. Nagu teame, oli eelmise Riigikogu koosseis nii ettenägelik ja arukas, et nad ei tõstnud üksmeelselt mitte ainult võimueliidi palkasid, vaid ka riigikogulaste kuluhüvitisi 10% 30%. Ainuüksi see lisab lihtliikmete kuu sissetulekule 939 eurot. Palgatõusudeks oli küll vaja koondada Päästeameti päästjaid, aga keda meil nii eriti vaja päästa ongi? Päästjate helikopteritega ei ole nii võimalik lennata, sest ka kallite varuosade pealt on võimalik kokku hoida, et võimaldada meie rahva esindajatel oma kõrge seisuse kohaselt elada. Oligi viimane aeg, isegi paremate veinide hinnad on viimase aasta jooksul tublisti tõusnud. Veelgi pakilisem oli lisada rahva poolt palavalt armastatud äsja uuesti ametisse määratud Ärma Toomase aasta palgale veel 14 400 eurot. Evelini turismitalu ülalpidamine, kus Ärma Toomas peab ööbimise eest renti maksma, läheb järjest kulukamaks. Ei ole õiglane nõuda Toomasel ja Evelinil veel 5 aastat näruse palga ja hüvitiste eest rasket koormat kanda, nagu nad on seda senini teinud. Taktitundeliselt kannatasid nad seda vaikides, teatades sellest ülekohtust ainult USA saatkonna ametnikele. Eesti Käkikeerajate Liit on veendunud, et rahvas on nõus veel püksirihma pingutama, et meie tublil võimueliidil poleks vaja endi palkadega liialt koonerdada. Eesti tubli majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes sai tuntud Lihula lihunikuna, kui ta vabadussõjalaste monumendi Lihulast erakorralise efektiivsusega eemaldas, selgitas riigikogulastele küsimustele vastates, et kui silmad lahti teha, on maaelul küllalt perspektiivi. On muidugi äärmiselt kurb, et paljud maainimesed mitte ainult ei maga, vaid käivad ka päeval ringi kinniste silmadega. Seetõttu on nendel tekkinud väärarvamus, et tänapäeva Eestis on maal raske elada. Nad väidavad, et maal puuduvad koolid, kauplused, lasteaiad, postkontorid, ühiskondlik transport ja isegi palgaline töö. On ju arusaadav, et inimesed kõiki neid asju ei näe, kui nad pimedas peas ringi komperdavad. Partsil on loomulikult õigus. Kui vaid lahtiste silmadega Eestis ringi käia, ongi võimalik näha seda vaimustavat edu, mis Parts on põllumajandus- ja regionaalpoliitikas saavutanud ja näha ka muid meeli ülendavaid perspektiive Eesti maaelus. Kui Parts oli peaminister, siis linastus maimiku Saani ja Tolgi Welcome to Estonia. Juba seal käskis Parts meestel päikeseprillide eest võtta, et nad näeksid, kuidas elu Eestimaal õitseb.
näib, et mõned maakad on kogu aeg päikeseprille kandnud, et oma kinnisteid silmi peita. Et keegi sohki ei teeks, ei piirdunud ta seekord päikeseprillide eemaldamisega. Käskis nüüd silmad lõpuks ometi täiesti lahti teha. Muhe Eesti käkikeeraja, Lihula lihunik Parts ise küll kissitab ja pillutab, aga see on arvatavasti tingitud ta kaelakõverusest, mis aitab tal oma pead elegantselt ja aristokraatselt kallutada, nagu tähtsale ministrile kohane. Mõned tülinorijad küll väidavad, et maal on elu viimase 10 aasta jooksul täiesti välja surnud. Ainus, mida näevad olevat, on joodikud külapoe ja bussipeatuse ees. Kahjuks on muidu väga andekas ja kaunis lauljanna ning muusikalide täht Siiri Sisa hakanud samuti Eesti käkikeerajate vaenlaseks. Hiljutises intervjuus väitis ta, et kavatseb linna tagasi kolida, sest idüüliline maaelu olevat lõppenud. Ta väidab, et laste vähesuse tõttu sulgevad koolid ja lasteaiad. Transpordi ja arstiabi puuduse pärast pidavad inimesed vahetama armastusega üles ehitatud maakodu linnakära ja kitsa paneelmaja korteri vastu. Ta küll möönab, et see võib kõlada virisemisena, aga arvab siiski, et kui üks linnainimene tuleks ja elaks ühe talve maal, saaks ta isegi aru, et ega maainimesed niisama oma elu üle ei kurda. Siiri Sisask ei ole ilmselt veel Partsi käsku kuulda võtnud ja oma silmi avanud, sest muidu ta nii ei räägiks ega linna tagasi ei koliks. Eesti Käkikeerajate Liit on kindel, et Partsil on õigus. Igaüks, kes päris pime pole või kinniste silmadega maal ringi ei komberda, võib veenduda maaelu perspektiivist, kas või sellega, et ta mõneks päevaks omale Evelini kaunis turismitalu toa rendib. Douglas McWilliams, kes on Euroopa tuntud konsultatsioonifirma ökonoomia ja äriuuringute keskuse juht, väitis 16. septembril CNN uudisteagentuuri artiklis, et Euroopal on veel ainult 1 kuu aega lahendada järjest süvenev eurokriis. Ta arvas, et kui kauem probleemi lahendamisega viivitakse, siis turg lihtsalt forsseerib muudatused. Ta uuringud ennustavad, et mõnda aega jääb Euroopa majandus pikatoimeliseks ja ainukesed riigid, kes suudavad puudujääke katta, on need, kel on tugevad ekspordikaubandus või kes saavad probleemi lahendada devalveerimisega nagu Inglismaa. Seetõttu arvabki ta, et on vaja jagada euro 2 eraldi vääringuks. Üks võlgades siplevate Lõuna-Euroopa riikide jaoks ja teine jõukamate Põhja-Euroopa riikide jaoks. Ta arvab ka, et peab kustutama ka vähemalt osaliselt Kreeka, Portugali, Itaalia ja võib-olla ka Hispaania võlad ning päästma pankroti äärel vaakuvad Euroopa, eriti Prantsusmaa pangad. Ta peab vajalikuks ka sooritada kvantitatiivset leevendamist ehk lõdvendust. See on teatavasti kaasaegne poliitiliselt korrektne termin raha juurde trükkimiseks. Eesti maksumaksjad saavad rõõmu tunda meie valitsuse suuremeelsest pakkumisest garanteerida pankroti äärel vaakuvate riikide võlgasi 1990 miljon euro ulatuses. See aitab meie lihtrahval kindlasti üle saada alaväärtuse kompleksist, mis tekkis seetõttu, et Eesti on üks vaesematest Euroopa Liidu riikidest. Veelgi rõõmsamaks teeb teadmine, et jõuame varsti 5 kõige rikkama hulka, sest meie kuulsusrikas peaminister, kella lubadustest võime kindlad olla, on seda ise lubanud. Enne viimaseid valimisi ta seda küll enam ei maininud, aga selle eest aitas ta meie enesetunnet tõsta selgitusega, et eurotsooniga ühinemine oli tema ja ta valitsuse suur saavutus. Selle suure saavutuse tagajärjel ta saigi tervelt 17% hääleõiguslike häältest. Selline tohutu valimisvõit on Eesti valimis- ja valimissüsteemi alusel veelgi suurem suur saavutus kui eurotsooniga ühenemine.
võime tõelist rõõmu tunda, et meie geniaalne valimis- ja valimissüsteem on koondanud kogu meie riigivõimu Eesti tubli käkikeeraja, kunagise kartmatu zampoliiti Andrus Ansipi kätte. Võite kindlad olla, et tema geniaalne juhtimine ja meie valitsuse suuremeelsus aitab Eesti maksumaksjatel koguda au ja tunnustust selle lihtsa nipiga, et maksame jõukamate riikide võlgu. Pole kahtlust, et Ansipi suursaavutused ei lõpe niipea. Võite kindel olla. WikiLeaksi kaudu sai teatavaks, et kui meie rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomas käis 2008. aastal Ameerika saatkonnale oma järjekordset ettekannet tegemas, kinnitas ta USA saadikule Dave Phillipsile, et Eestil ei ole NATO baase vaja. Ta ilmselt arvas, et venelaste rünnak Gruusiale võib seada ohtu ka teised Vene naaberriigid. Nagu teame, õnnestus Ilvesel muuta põhiseadus nii, et tal ei ole enam vaja riigikaitsega tegelda. Ta ei olevat küll veendunud patsifist, sest tal mingeid veendumisi polevatki. Aga ta hooldajad on väitnud, et ta lihtsalt ei viitsivat selliste tülikate asjadega tegelda. See on ka arusaadav. Sellise näruse palga ja hüvitiste eest, mis tal pakuti, võib küll ameti vastu võtta, aga pole sünnis nõuda, et ta peaks hakkama riigi asjadega õiendama. Tal oli niigi vaeva keerukate sõnade hääldamisega, mida mõned ta kõnekirjutajad ta kõnedes kasutasid. Küllap kartis Ilves ka, et kui esimese Laari valitsuse ja Lennart Nikolajevi juulilepetega Eestisse põlistatud venelased ja nende järglased Eesti kodaniku enamused moodustavad, siis võib venelastel võimu ülevõtmine tülikas olla, kui Eestis NATO baase asub. Meie oma kaitsejõud probleeme ei tekita. Rootslaste hiljutine kaitseuuringute keskusreport leidis, et Eestil arvestatavat riigikaitset ei ole ja meie kaitsejõudude juht Laaneots, tuntud tanki Antsuna, teatas hiljaaegu, et rünnaku korral on meil välja panna ainult 200 meest Scouts-pataljonist. Kindlasti oleks Eesti rahumeelne loovutamine venelastele palju meeldivam kui mingi mõõkade täristamine või koguni riigi kaitsmine. Päris kindlasti ei tohi nõuda, et meie merevägi, kelle treening koosneb sadama kai ääres seisvate laevade uputamises ja kelle lipulaev roostetab juba mitu aastat kai ääres, läheks oma alustega lainetavale merele, eriti kui pea on niigi haige meremeeste igapäevastest tegemistest. Eesti käkikeerajate liit avaldab järjekordset tunnustust Eesti esikäkikeerajale, Evelini turismitalu rentniku Ärma Toomasele. See, et ta ära ütles NATO baasidest, teeb palju lihtsamaks meie võimueliidi rahumeelse kolimise meie Vahemere äärsete äärpõdetesse, kui aeg selleks kätte